tere tulemast võrkturunduse lehele. Minu nimi on Kristjan Kiis. Vaheta oma hirm enesekindluse vastu. Kui sa ei tee telefonikõnesi või esitusi või sa ei räägi uute inimestega, siis kuidas sa saad kasvatada oma enesekindlust? Me peame tegema need esimesed sammud, et alustada oma enesekindluse treeninguga. Kui sa ainult õpid ja ei kasuta siis seda õpitud praktikas ja ei tegele sellega igapäevaselt, siis sa ei saa kasvatada ka oma enesekindlust. Mida ma inimestele räägin, on see, et treeningud on head, taktikad on head, aga kui sul ei ole piisavalt seda motivaatorit, mis sind edasi viib, siis sul ei ole seda enesekindlust ja sa ei saa lihtsalt hakkama. Ehk et kui sul on see enesekindlus ja sa viskad need hirmud kõrvale, siis kujuta ette, mida kõike sa ei saaks teha. Kui inimesed on segaduses ja nad ei tea, mida teha, siis nad esitavad sulle tavaliselt 3 küsimust, et kellega ma räägin või mida ma talle ütlen või mida ma siis ütlen, kui ta ütleb ei või. Et need on kõik masendavad küsimused, mis on tekitud hirmudest. Need ei ole väga enesekindlad küsimused. Mida ma soovitaksin sellisel juhul on see, et näiteks mõtle nii, kui sinule makstakse 500 eurot iga inimese pealt, kellega sa lähed ja räägid või kes liitub sinu organisatsiooniga. See kantakse igapäevaselt sinu arvele aga reeglid on sellised, et sa ei tohi seda raha kasutada järgmiste inimeste leidmisel, teha reklaame, osta ära inimesi, kes juba liituksid või lubada, et näed, kui sina liitud, siis ma annan sulle 500 eurot ja siis osta neid oma meeskonda või ütleme, et kui sa tuled nüüd, siis ka sina saad 500 eurot. Ainult sina saad selle 500 eurot, kui sa räägid inimestega. Aga reegel on see, et sa pead rääkima näiteks kuu jooksul, sa pead liitma oma meeskonna kuu jooksul vähemalt 4 inimest. Kui neid on vähem, siis sa ei saa, siis sa jääd kõigest ilma. Et mis sa arvad, kas see motiveeriks sind? Aga võib-olla peaks see number olema 5000 eurot. Mis iganes sind siis motiveerib. Kas sina saaksid hakkama 4 inimese toomisega organisatsiooni kuu aja jooksul? No ma arvan, et kindlasti saaksin. Ma räägiksin 40 inimesele sel juhul võib-olla. Aga see võib olla üks võimalus, kuidas saada sellest hirmust üle sellest, kuidas siis inimestega rääkida. Sest et kui sa kujutad ja sul on see motivaator nii tugev, kui sa kujutad ette, kui sa räägid inimestega ja inimene tänab sind selle võimaluse eest ja soovib hakata tegutsema ja kasvatama sinu organisatsiooni ja ta liitub sinu organisatsiooniga, ta ootab, et sa talle annaksid selle võimaluse. Kui sa kujutad seda endale ette ja oled enesekindel, siis inimesed tunnevad selle ära. Kui sa kardad, siis inimesed tunnevad selle ära. Sa pead olema enesekindel, võib-olla sinu jaoks ei ole motivaator raha. Võib-olla see on midagi muud. Mis on sinu jaoks see, mis motiveerib sind ja annab sulle julguse, et sa teed. Kas sa mõtled oma laste tulevikule, kas sa mõtled oma pensionipõlvele, mõtled oma reisidele, autole, majale, teiste aitamisele. Mis on sinu jaoks see motivaator? Mõtle see välja, loo see visioon. No, kui sa läheks näiteks nagu bensit hüppama, see tundub algus raske. Vaadata on väga vahva, kuidas teised hüppavad. Vau, see on lahe. Sa pead mõtlema, et see on nii lahe, et ma lähen üles ja hüppan. Vau, see tunne. Sa juba tunned seda tunnet enne, kui sa oled hüppanud. See on nii vägev tunne, et nagu sa alla saad, sa tahad uuesti minna ja uuesti hüpata seda bensit. Loo endale see visioon, kui tugev see on, kui võimas tunne see on. Kui sa suudad inimesi aidata, anda neile võimaluse oma elu midagi ette võtta. Et kui sa oled piisavalt motiveeritud, siis see kõik töötab. Ja mõtle, kui mitmele inimesele sa siis sellest võimalusest räägiksid, kui see või see asi oleks. Mis siis on see, mis sind motiveerib? Minu soov sulle on, et ka sina sooviksid saada professionaalseks võrkturundajaks, sest meil on parem tulevik. Nüüd lähme ja räägime sellest tervele maailmale. Aitäh!